ja jagan sinuga oma telefoni ekraani, et sa näeks. Nii, see, mis sa näed, on minu telefon. Nüüd, kuna minul olid Ukraina õppijad, vene keelt rääkijad, ma olin selles olukorras, et äkki ma ei oska kõiki sõnu ja ma jõudsin sinnamaani, et mul oleks vaja sellist asja, kus mina ütlen ja ta tõlgib teise keelde ja tema ütleb ja ta tõlgib eesti keelde. On olemas niisugune, kohe paneb mängima sulle. Nii, eesti ja vene keeles, jah? Selle keele asemel võib valida mis iganes keeli. Nüüd, kui ma eesti keeles tahan öelda, aga kui ta nüüd on eesti keele mikrofoni peale, ütlen talle tere tulemast. Tere tulemast. Добро пожаловать. Kas sa kuulsid? Jaa, kuulsin Добро пожаловать. Ja ta kirjutab ja ütleb häälega. Kõva häälega. Ja, oota. Nii, ma rääkisin, vajutasin vene keele peale, rääkisin eesti keeles. Vabandust, ma ei mõista teid, jah? Vajutan nüüd vene keele peale. Privet, Добро пожаловать. Tere tulemast. Ühesõnaga, räägid eesti keeles, vajutad eesti keele peale ja ta tõlgib vene keelde ja ütleb vene keeles. Kui ma tahan, et inimene mulle vene keeles vastab, siis ulatan talle oma telefoni. Ta vajutab selle vene keele peale ja ütleb oma sõnad ja ta tõlgib sulle eesti keelde. Selles mõttes, et sul on nii-öelda kahe inimese mäng on korraga. Muidu on nii, et teised variandid on nii, et ma räägin eesti keeles, ta tõlgib mulle sellesse keelde, mida ma tahan, aga vastaja, siis ma pean kogu aeg ümber sättima, eks ole. Aga siin ongi kaks rääkijat. Vaata noolest, ma võin, eks ole, ruski taga on ka nooleke. Kui ma siia vajutan, ma võin siia minu poolest või hispaania keele panna. Vahet pole. Neid osasid ma ei näppinud. Et vahet pole, kas ta räägib naishäälega või meeshäälega, tähtsa ta aru saab, eks ole. Ja ülesanne on, et tal on kaks mikrofoni, kumbki räägib eri keelt. See, kes räägib oma keeles, see vajutab mikrofoni peale ja piiksub, on ju. Nüüd, kuna sa seda tööd teed, siis vaata, selle asja nimi on see say hi, ütle tere. Jäi meelde, mine Playboardi ja otsi seda. Näed, siin juba pakub midagi. Kui ma nüüd siit peenemat valikut ei tee, ütlen talle okei. Näe, mul on igatahes üsna kohe näha. Aga minul ütleb, et ta on installitud. Sina pead siit nüüd nii kaua lappama, kuni sa selle sama üles leiad. Ja sina installi. Mina saan maha võtta ainult, sest ta juba pandud. Näed, mul on installitud. Sina installi. See on sulle tõsine abivahend. Ilma kätta saab täitsa teha. Ja, absoluutselt. Nüüd ma avan, nagu ma saan aru. Ja. Nüüd ava. Kasutustingimused, jätkan tõlget nagu siin. Ja. Tõlgi oma häält. Kasuta mikrofoni või? Ja, ta selgitab sulle, kuidas sa kasutad. Ja, keelata. Sa üldiselt peaksid talle lubama, mida ta tahab, sest ta tahab ilmselt juurde pääsu sul mikrofonile. Kas lubad rakendus Sunhai tõlgis arvestada heli rakenduse kasutamise ajal, ainult seekord ära luba? Rakenduse kasutamise ajal. Rakenduse kasutamise ajal. Sest ta peab ilmselt korra midagi tegema ja võib-olla. Valige oma keeled allpool ja puudutage mikrofoni. Eesti keel. Jah, valigi eesti keel kõigepealt omale. Esimene on eesti keel, nagu ta ongi. Jaa. On olemas. Aga teine on espanjoonen. Aga selle espanjoola kõrval peaks olema mingi nool või mingi võimalus valida. Alla Estonia, Fairen. Ei, meil oli vaja, mis keel see oli? Ukraina? No, vene. Ei, vene. Ma pakun sulle vene keel. Ukrainlased räägivad üsna palju vene keel. Vene olemas. Eks. Aga siis on sisened, puudutage, need on need kõik olemas, neid ma ei tee. Aga ta linnukest ei vaja, ta ongi nagu üleval on roheline juba russi. Ja, noh, selles mõttes ta näitab, millised keeled on nii-öelda valitud. Nii, proovi seda iseendaga teha. Vajuta eesti keele selle mikrofoni peale ja ütle tere, vaata, mis teeb. Tere.
ka, võib-olla mul heli maas ja äkki sul on heli maas. Nii, proovi uuesti. Kas ta kirjutas vähemalt? Ja, tere kirjutas ja ta kirjutas vene keeles ka seda. Ja, õige. Nii, aga teegi eesti keelt uuesti ja kuula, kas sa kuuled. Tere hommikust. Pruuda, Nii. olemas. Pidu. Täpselt. Täiega suur pidu. Nüüd saab telefoni kaasas kanda ja iga asja peale püsida. Ja kui juhtub mingi muukeelne inimene, siis selle ruski. Ma saan selle rohelisega kohe vahetada ära, vaata. Ja, sa saad siia just, sest no keeli on nii, et tapab, eks ole, kuhu sa satud on vene, soome, inglise, noh. Ukrainat ilmselt vähe, aga võib esineda. Väga hea, väga hea. Ja tõenäoliselt, kui sa nad esimese hooga ära valid, siis ta võib-olla hüppab sinna nii-öelda esimeste hulka, kuna sa seda kohta võib-olla tihti vahetad. Et noh, mul see kogemus puudub, aga see töötab nii, nagu sul vaja. Ja, vot, see töötab nii, nagu mul on vaja. Mul on vaja nii töötada.